ma arvan, et ma sellel hetkel olin veel ise Keskkonnaministeeriumis ja tegelesin kliimapoliitikaga. Aga nüüd siis alates jaanuari lõpust olen uues positsioonis Riigikantseleis ja võib-olla natukene sellest taustast, et miks siis Keskkonnaministeerium rohepööret üleriigiliselt ei koordineeri ja miks seda teeb Riigikantselei. Kui riigisekretär selle positsiooni lõi, siis see mõte ja idee seal taga on ikkagi see, et rohepööre ei ole tegelikult ainult keskkonnapoliitikast lähtuv muutus või keskkonnapoliitikat hõlmav muutus. Et siin on kaasatud kõik eluvaldkonnad ja selleks, et Eestile tekiks selline hea rohepöördeplaan, et selleks tuleb arvesse võtta nii keskkonna, sotsiaal- kui majanduspoliitikat ja seetõttu ka Riigikantselei kui selline valitsuse juures olev ministeeriumite ülene asutus siis ka selleks funktsiooniks hästi sobib. Ma kuulasin siin eelnevaid ettekandeid ka ja ma arvan, et väga hea ülevaade on juba kliimapoliitika olemusest ja rohepöörde olemusest tegelikult ka ja ma arvan, et siin osalejad ka teavad seda juba väga hästi. Küll aga ma võib-olla annan natukene teist vaadet ka veel juurde. Ütleme, kuskil üle 15 aasta tagasi OECD esmakordselt ütles, et selleks, kui me tahame, et meie inimkond ja ühiskond säiliks, et me peame seadma keskkonnahoiu ja inimese heaolu majanduse keskmesse. Siiamaani on olnud kogu aeg pigem vastupidi, et majandus on kõik see kese ja kõik ülejäänud eluvaldkonnad peavad kohanduma siis majanduse vajadustega. Aga miks see siis ka teistpidi keerati, ongi just see, et kui me ei arvesta seda mõju, mida meie tegevus keskkonnale ja inimese heaolule seejuures kaasa toob, siis ega ka majanduskasvu ega majanduse head käekäiku tegelikult ei saa kuidagi tagada ega garanteerida. Ja kui me nüüd vaatame siis sealt see 15 aastat edasi, mis on toimunud, siis sealt edasi Euroopa Komisjon võttis selle rohelise mõtteviisi endale omaks ja tuli juba välja väga konkreetse seadusandliku paketiga, mida kõik on siin ka kindlasti on kursis, mis siis ongi Euroopa rohelise kokkuleppe nime all. Ja Euroopa roheline kokkulepe ongi siis, kannab täpselt seda sama ambitsiooni, seda sama mõtet, et ükskõik mida me siis erinevates eluvaldkondades teeme, me peame mõtlema, mis mõju see keskkonnal omab. Ja ütleme, et keskne põhimõte Euroopa rohelisel kokkuleppel on ikkagi see, et me saavutame kliimaneutraalsuse aastaks 2050 ja seetõttu väga sageli ka rohepöörde ja kliimapoliitika vahele pannakse võrdusmärk. Et mõõdetakse siis erinevaid edusamme siis erinevatest sektoritest sageli just CO2 heitepõhiselt. Kui nüüd roheleppe sisse rohkem vaadata, siis näeb ka, et seal tegelikult on kaasatud ka täiendavaid indikaatorid ja näitajaid, mida siis mõõdetakse selleks, et aru saada, et kas meie tegevus omab keskkonnale mõju või mitte. Ja kuna seal on neid algatusi 47 erinevatest valdkondadest, siis kokku 47 erinevat algatust, siis on näha, et näiteks, eks ole, seal võrdväärselt juures on väga oluline see, et millist mõju meie tegevused omavad elurikkusele, näiteks milliseid kemikaale me tootmises kasutame, millist mõju omab inimese tervisele ja keskkonnale laiemalt
milliseid tooteid toodetakse üldse, kuidas me materjale hoiame ringluses ja nii edasi. Et ütleme, see keskkonna mõju siis avaldub ka erinevates kategooriates siis lisaks CO2-le. Aga tõepoolest see kandev katus on ikkagi see, et me oleme kliimaneutraalne majandus aastaks 2050. Ja ütleme, et kui nüüd rohepööre versus kliimapoliitika rääkida, et siis ütleme, et rohepöörde all tasukski siis mõista seda laiemat kontseptsiooni ja seda mõju, mis siis erinevates valdkondades keskkonnale saab lisaks CO2-le ka arvestada. Ja täpselt samamoodi nagu siis kliimapoliitikas on ka rohepöördes me mõtestame seda keskkonna mõju läbi erinevate valdkondade. Nagu me teame, siis kõige suuremat mõju ja kõige suuremat ka CO2 kokkuhoidu ja halva keskkonna mõju kokkuhoidu on võimalik saavutada energeetikas ja transpordisektoris, ja näiteks hoonete sektoris. Aga samamoodi, millest räägitakse võib-olla mõnevõrra vähem, aga need mõjud tegelikult lähevad ju ka tööstusesse, maakasutusse, metsandusse, linnaplaneerimisse laiemalt ja ka sellest, et kuidas me erinevate digilahenduste ja erinevate andmetega saame kaasa aidata sellele, et erinevad valdkonnad muutuksid keskkonnasõbralikumaks. Ma lubasin oma ettekandes rääkida ka strateegilistest dokumentidest, et kuidas seda üldse peaks mõtestama Eesti kontekstis, et kuhu see rohepööre ja kliimaeesmärgid peaksid sobituma. Keskne Eesti arengustrateegia on Eesti 2035 ja kui sinna sisse vaadata, siis siin on väga ilusasti kirjas, et Eesti on aastaks 2050 kliimaneutraalne riik ja sealhulgas oleme siis ka konkurentsivõimeline ja teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega. Ja see Eesti 2035 põhineb siin 4 põhilisel alustalal. Üks on siis majandus ja kliima, ruum ja liikuvus, oskused ja tööturg ja tervis ja sotsiaalkaitse. 5. väga olulise valdkonnana on ka välja toodud riigi valitsemine. Ja kui me nüüd mõtestame rohepööret, siis mida me sellel aastal ka Eesti 2035 tegevuskava uuendamisel silmas pidasime, on see, et vaadata, kas rohepööre kajastub kõikides nendes eluvaldkondades, mida siin Eesti 2035 strateegias toodud on, kus väga selgelt on praegu puudujääk on just riigi valitsemise pool. Et kuidas siis ikkagi juba riigi valitsemise juures saame näiteks muuta ka seda, kuidas riik saab olla eeskuju selles osas, et kuidas me teeme oma hankeid, kuidas me haldame oma kinnisvara, millist transpordiparki me omame, kuidas me mõõdame oma arengut punktist A punkti B, kas me võtame seal arvesse piisavalt keskkonnanäitajaid. Et selles osas kindlasti mõttetöö meil siin lähikuudel on hästi aktiivne, et kuidas seda paremini teha. Aga selge on see, et rohepööre ei ole midagi eraldiseisvat või eraldiseisvat arengudokumenti, vaid ta sobitub ja mahutub väga ilusasti Eesti 2035 strateegia raamesse. Ja sellest samast strateegiast lähtuvad ju tegelikult kõik järgnevad arengukavad. Et praegu on uuendamisel keskkonnavaldkonna arengukava KEVAD, samamoodi energiamajanduse arengukava. Ja ütleme, et ükskõik, mis arengukava edaspidi uuendatakse, nad peavad lähtuma sellest, mis siis Eesti 2035 rohepöörde ja kliimapoliitika kontekstis on kirja pandud ja sätestatud.
Mis ma võib-olla tahaks eraldi üle rääkida, on see, et kui me räägime siin tihtipeale nendest valdkondadest, siis kumab läbi see, et rohepööre on midagi sellist, mida me teeme sellepärast, et Euroopa Liit tahab, et me seda teeks, seab meile karmid nõuded ja meil ei ole mingit muud võimalust, kui me peame sellega kaasa minema. Mis on nagu väga oluline siinjuures öelda, on see, et Euroopa Liit on see, kes seab küll raami, et kuhu suunas me kõik ühiselt liikuma peame. Aga selle mismoodi see rohepööre igas riigis välja näeb või kliimapoliitika igas riigis välja näeb, on ikkagi iga riigi enda kujundada ja enda öelda, sest Euroopa tasemelt ei saa mitte kuidagi ette öelda seda, et kuidas mingisuguses konkreetses omavalitsuses näiteks peab energiamajandus või transpordikorraldus olema tehtud. See on igas riigis enda kujundada. Ja seetõttu me peame ka mõtlema, et lisaks nendele suurtele investeeringutele, mida me teeme selleks, et meie keskkonnamõju oleks väiksem, me peame mõtlema ka selle peale, et kus on meil Eestis potentsiaal ja kus on meie huvi, et kus me näeme, et meil võiks olla eelis teiste riikides selleks, et me ei muutuks ka selliseks riigiks, kes tihtipeale siin võib-olla meedias ka läbi kumab, et me ei saa olla see, kes sealt liigub teistele järgi. Et me võtame ka kasutusele neid lahendusi ja tehnoloogiaid, mida mujal juba tehakse, vaid meil kindlasti endal oma riigi spetsiifikast lähtudes on oma lahendusi, mida me saame oma siseriiklikult kõige paremini sobituma panna ja samamoodi siis ka arendada neid lahendusi välja, mida siis ka tulevikus teistele riikidele müüa. Nüüd, kui kahetsusväärsed sündmused 24. veebruaril juhtusid, siis tuleb tunnistada, et tuli neid küsimusi mitmest suunast, et mis nüüd siis rohepöördest saab. Et oli neid, kes olid võib-olla kergendunud, et nüüd on siis aeg saabunud, kus me rohepöördega tegelema ei pea, nüüd me saame keskenduda olulistele valdkondadele. Ja oli neid, kes tundsid muret, et ega me nüüd ei unusta ära neid eesmärke, mis meil rohepöörde raames on seatud. Aga mida siis see kriis näitab väga selgelt, et rohepöördega minnakse edasi ja eriti suures fookuses on just energeetika ja seeläbi ka transpordisektor ja energiatõhusus laiemalt. Energeetika valdkonna arengu kohta, eks ole, me oleme väga palju ka meedias kuulnud, selle ümber väga palju räägitakse ja samamoodi ma väga loodan, et ka need arutelud, mis ühiskonnas toimuvad ja need otsused, mis kiiretel sammudel vastu võetakse, et ka kohalikul tasandil on võimalik selle otsustusprotsessiga kaasas olla, läbi mõelda, kuidas enda inimestele siis pakkuda seda võimalust, et olekski puhtam energia ja ühistranspordi korraldus oleks selliselt tehtud, et inimesed ei oleks alati tingimata sunnitud oma isikliku sõiduautoga liikuma, et hoida seeläbi kokku nii kütust kui ka siis sellele kuluvat raha. Loomulikult meil on Eestis omad eripärad erinevates piirkondades. Meil ongi piirkonnad, mis on väga raskesti ligipääsetavad ühistranspordiga ja on neid piirkondi, kus siis ühistranspordi kättesaadavus on parem. Aga siin on neid lahendusi pakutud erinevate töögruppide ekspertrühmade poolt, et mida siis sellistes olukordades on võimalik lahendustena välja käia. Ja energiatõhusus loomulikult üks olulisemaid valdkondi, et mõelda, et mis siis tegelikult juhtub, kui ma 1 kraadi võrra oma temperatuuri toas alla keeran või vähem
või siis panustan sellesse, et panen plaani vähemalt paika, et kuidas oma hoones vähem energiat tarbida, et see kõik tegelikult summeerub kokku selleks, et me oleksime rohkem vastupidavad tulevikus sellistele kriisidele, nagu on praegu. Rohepöörde puhul ka väga sageli võib kuulda sellist väidet, et rohepööre on keeruline, seda on raske ellu viia ja vähem on võib-olla kuulda seda, et milline on need võimalused, mida rohepööre meile toob ja mida me ära saaksime kasutada. Võib-olla nagu ettevõtete poole pealt on see näide võib-olla isegi nagu eriti hea tuua, kus võib-olla ka ettevõtted on aina rohkem hakanud küsima, et kuidas plaanib riik siis aidata neil olla rohkem konkurentsivõimelisemad kogu selles tulevikumajanduses ja mida siis riik selles osas ette võtab. Aga mida väga sageli tajutakse ja eriti need ettevõtted, kelle emafirmad on Skandinaavia riikides, on see, et juba lähiaastatel ja tegelikult juba praegu on keeruline püsida konkurentsis siis, kui keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid kasutusele ei võeta. Väga tõenäoline ongi see olukord, kus need ettevõtted, kes on jäänud traditsioonilisemate või vanade ärimudelite juurde, et neil on keerulisem konkurentsis püsida, sest mitte lihtsalt rahvusvaheline konkurents, vaid ka laiemalt finantssektor, et millesse pangad üldse on valmis investeerima, millistele projektidele laenu andma. See kõik liigub selle poole, et need tehnoloogiad oleksid puhtad, inimese tervist ja keskkonda aina rohkem saastavad. Aga loomulikult, kui me mõtleme ka riigi peale tervikuna, et mida see siis võimaldab, et ma võib-olla toon ka siin ühe näite, mis meil oli just hiljaaegu väga selgelt laual, oli see, et me võib-olla oleme harjunud näiteks teedehoiukavasid tegema vanal viisil, eks ole, kus me näeme ette, et teede ääri mürgitatakse selleks, et seal ei kasvaks selliseid taimi, mis me ei taha või nad ei kasvaks liiga kõrgele. Aga siis alati selle puhul mõelda, et selle asemel oleks võimalik teede äärtes hoopis istutada taimi, mis ei kasvagi kõrgemaks kui 30 sentimeetrit ja seal taimede kooslus oleks selline, mis ei vaja eraldi mürgitamist. Et selle läbi hoiaksime kokku nii niitmiseks minevat raha kui ka mürgile kuuluvat raha, pluss siis loomulikult see mõju, mis keskkonnale tuleb. Ja mulle endale on väga sümpaatne ka see mõte, et kui me näeme, et siin ümbritsevad riigid pakuvad oma elanikele seda võimalust, et elada ühiskonnas, mis on müravaba, on saastevaba ja pakub mugavust, eks ole, läbi mugava ühistransporditeenuse näiteks või muude teenuste, mis inimese heaolu toetavad, siis ma arvan, et me oleme Eesti riigis ka kohustatud sedasama oma inimestele pakkuma, et selles suunas kõik ühiselt panustame. Kuidas siis Eestis rohepööret ellu viiakse? Ma alguses põgusalt mainisin, näiteks ka pildi pealt, et Riigikantselei siis on selles rollis hetkel, et üleriigilist koordinatsiooni rohepöörde alal teha. Ja meil on Riigikantselei juurde loodud siis rohepoliitika juhtkomisjon, mida juhib peaminister, koosneb 8 erinevast ministrist, kes siis arutlevad regulaarselt erinevate teemade üle, mis puudutavad rohepoliitikat. Ja hetkel on väga aktuaalselt juhtkomisjoni laual raport, mille koostas ekspertrühm, kes lõpetas just oma töö Riigikantselei juures, et ekspertrühm koosnes siis erinevate eluvaldkondade ekspertidest, teadlastest, asjatundjatest, kes andsid riigile oma soovitused
8 erinevas valdkonnas, mida peaksime me tegema selleks, et rohetegevused Eestis tõeliselt hoosisse saaksid. Ja eks siin oli ka jutt sellest, et kui nad seda tööd tegid, et kui nüüd vaadata Eesti erinevaid arengukavasid, siis väga tihti peale meil on erinevad eesmärgid seal juba seatud, ma ei tea, taastuvenergia eesmärgid või transpordi valdkonnas eesmärgid, et mis seal siis nagu puudu on. Aga me kõik tegelikult sisemuses tunnetame, et midagi on puudu, et kuskil on mingi küngas, mille taga me oleme kinni ja need kõik, ütleme, valdkondlik eesmärk on keeruline saavutada. Ja mida ekspertrühm tegigi, oli see, et nad nendes valdkondades tõid välja need kitsaskohad või need hallid tsoonid, mis on jäänud siiamaani võib-olla erinevate ministeeriumite vastutusalade vahele. Nad on jäänud tähelepanu alt välja, et kui me neid teemasid ei lahenda ja neid valdkondi spetsiifiliselt seal neid muresid ei lahenda, et siis me võib-olla ei saavutagi oma eesmärke, mis me oleme siin pikema perioodi peale seadnud. Ja kui nüüd selle koordinatsiooni juurde tagasi tulla, siis koos ministeeriumitega me ka vaatame need ekspertrühma poolt antud soovitused läbi. Ja iga selle valdkonna kohta me teeme ka eraldi sellise avalikustamise kaasamise ürituse selleks, et tutvustada neid ekspertrühma soovitusi ja ka küsida juurde, et see on nüüd nagu ekspertrühma nägemus, eks ole, mida nemad näevad, et võib-olla need riik võiks veel täiendavalt teha, aga äkki on neil ka, tõenäoliselt ongi, eks ole, neil midagi jäänud 2 silma vahele, et siis erinevad osapooled saaksid ka oma sõna sekka öelda. Ja selle riikliku koordinatsiooniga üks selline meil oluline ülesanne on see, et tekitada püsiv regulaarne infovoog selle kohta, mida rohepöörde valdkonnas üldse tehakse ja kuidas siis ka kaasata erinevaid osapooli nii, et kõik oleksid kursis ja kuidas siis tagada ka üleriigiliselt selline ühtne kommunikatsioon selleks, et me saaksime aru, väga paljud erinevad valdkonnad kommunikeerivad, eks ole, oma valdkondades erinevaid teemasid, aga kas me alati tajume, et me räägime kõik võib-olla rohepöördest või kliimapoliitikast, et siin on vaja ühiselt koordineerida infot jagada, et mis me siis tegelikult ikkagi teeme. Ja lõpetuseks ka korra tegevuskavast, et üks meie ülesanne Riigikantseleis on ka luua üleriigiline rohepöörde tegevuskava ja me läheneme sellele 2 etapis. Sellel aastal on selge fookus siis tulenevalt sellest rohepoliitika ekspertrühma soovitustest koostada tegevuskava nende tegevuste kohta, mis siis on jäänud valdkondade vahele või mis vajavad eritähelepanu. Ja siis kõikides nendes valdkondades, mis siin slaidi peal on ilusasti ka näha. Võib-olla näitena tuua, eks ole, energeetika valdkonnas näiteks ekspertrühm on eraldi spetsiifiliselt pööranud tähelepanu planeeringutele, keskkonnamõjude hindamisele, loamenetlusele, et kuidas seal seda protsessi muuta või läbi mõtestada viisil, et ta toetaks kiiremas korras taastuvenergia kasutuselevõttu. Ja samamoodi sellised kitsaskohad siis tuuakse välja ka teistes valdkondades. Riigivalitsemist ekspertrühm ei puudutanud, mis on siin viimasena toodud, küll aga riigivalitsemist me vaatame siis eraldi veel sinna juurde. Ja mis on selle tegevuskava puhul oluline, et me ei mõtesta seda tegevuskava läbi ainult läbi nende valdkondade, mis siin eelmisel slaidil olid toodud, vaid ka läbi sihtgruppida. Et kes meie peamised partnerid on, ega riik ei saa üksinda rohepööret ellu viia, eks ole, et meil ongi peamiselt 3 valdkonnas partnerid on kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja üksikisikud. Igaüks peab ära tundma ennast rohepöördes, et me ei tee seda rohepööret kellegi teise jaoks, me teeme seda iseenda jaoks. Ja seetõttu on väga oluline, et igaüks meist tunneks, et mis see täpselt meie roll on. Ja ma tegelikult tunnistan, et kohalike omavalitsuste roll rohepöördes
me teame väga selgelt, et roll on väga suur, riik koosnebki kohalikest omavalitsustest, nagu siin varasemalt läbi käis. Küll aga, mis on võib-olla keerulisem, on see, et kuidas me saame aidata kohalikke omavalitsusi selleks, et nemad oma inimeste jaoks ja oma territooriumil saaksid rohepöörde tegevusi ellu viia. Ja selleks on meil praegu 2 uuringut käimas, et meid natukene aidata selles osas. Üks on Säästva Arengu Komisjoni ettepanekul tehtud uuring, mis puudutab üldse kohaliku omavalitsuse rolli rohepöörde elluviimisel. Siis me loodame siin augusti alguseks raporti kätte saada, et saada ka selliseid häid ülevaadet, kuidas siis kohalikud omavalitsused praegu selle teemaga tegelevad, mis on siis erinevates suurtes kohalike omavalitsuste probleemid, mured, mida nad ootavad riigilt, kui ka siis ka häid näiteid teistest riikidest, kuidas kohalikud omavalitsused on toetatud selles osas. Ja siis teine projekt puudutab siis tarka andmekasutust kohaliku omavalitsusele rohepöördes ja siin ma olen ka ootusärev, et kuidas siis me saaksime targa, ütleme keskkonnaandmete targal kasutamisel rohkem infot selle kohta, kus me oleme ja kuhu me teel oleme. Nii, ja võib-olla selles järgmiste sihtgruppide puhul ma praegu rohkem tähelepanu ei pöörakski, et meil oleks paar minutit aega ka küsimusteks. Aga suur aitäh! Ja aitäh, kui sa... Nüüd läheb jälle Kaja nagu käima vist, et kui sa näed chati, siis chatis on tegelikult pikk küsimus, ma ei hakka seda siis ette lugema. Et väga hea ja pikk küsimus on. Ja näen ilusasti. Ja ütleme, et see viimane kommentaar või küsimuse viimane osa on tõepoolest see, et ma just hiljaaegu sain ka telefonikõne ühelt kodanikult, eks ole, kes suures energiakriisis oli siis ka ostnud omale eraldi seadeldise, mis siis lülitas elektriboilerit sisse sellistel hetkedel, kui elektri hind oli kõige madalam. Ja peale seda siis ka, kui siis valitsus selle energia või elektrihinna toetuse kehtestas, siis tema investeeringu tasuvusaeg lükkus tunduvalt pikemaks. Et ma olen selles mõttes nõus, et meil praegu, kui erinevaid otsuseid riigis vaatame, siis nad kõik ei toeta rohepöörde eesmärke ja kohati isegi on vastukäivad. Ja ma ütleks, et alati see ei ole ka sellega seotud, et ei osata õigesti otsustada, või ei taheta õigesti otsustada, vaid pigem on ka seal väga palju ka seotud, et ka ei osata seda keskkonnamõju võib-olla sageli hinnata, mis siis erinevates valdkondades on. Ja see on üks hästi keerukas küsimus, et sedasama tegelikult toovad meile välja mingist erinevate ettevõtete katusorganisatsioonid, seda toovad isegi välja ministeeriumid, kes on vähem keskkonnapoliitikaga seotud ja küsivad, et kuidas me siis saame seda kompetentsi tõsta, sest inimestel ei teki see kompetents üleöö. Ja samamoodi, eks ole, kohaliku omavalitsuse tasandil samamoodi, et meil on suuremaid kohaliku omavalitsuste, kellel on see väga omane, aga on väiksemaid, kellel jõudlus, eks ole, kõigega korraga tegeleda ongi väiksem, et kuidas me siis saame seda nagu toetada. See on veel küsimärk, ma ei oska sellele isegi veel vastata, aga ma arvan, et seal ei olegi ühte või kahte meedet, vaid seal on täiesti meetmete kompleks, mis tuleb tööle panna selleks, et seda toetust pakkuda. Ja ütleme, see küsimuse esimene osa on tõepoolest see piits ja präänik, eks ju, et millega siis neid osapooli mõjutada. See, et ütleme, finantsvahendite nappus selleks, et me ei suuda kõikidele näiteks, kes soovivad oma maja renoveerida, toetust maksta, on praegu tõepoolest selline olukord, kus kiirus loeb. Küll aga
ma väga loodan, et kuna ma tean, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab selles suunas, et välja pakkuda lahendusi, kuidas näiteks energiaefektiivsuse investeeringuid saaks toetada viisil, mis ka nii, et nii-öelda see ei ole minutite küsimus, et millal raha otsa saab, vaid et ta oleks kombineeritud siis erinevate finantsinstrumentidega. Et võib-olla me riigina ei suuda kõik, eks ole, kinni maksta toetustena, aga võib-olla seal on, tõenäoliselt ongi erinevaid finantsinstrumente, mida me saame kombineerida selleks, et neid investeeringuid teha. Ja ongi palju küsimusi. Transpordi CO2 maksu meil tõepoolest ei ole ainsana Euroopa Liidu riikidest veel, aga selge on see, et ta aitaks transpordi rohestamisele oluliselt kaasa. Küll ütleme, paralleelselt, eks ole, on ka seal teised meetmed, et kuidas me oma linnaplaneeringuid koostame selleks, et toetada säästvat liikuvust ja ühistranspordi arengut näiteks, et millised on meie, ma ei tea, teede standardid, kuidas näevad, kuidas me nagu toetame ka siis selle alternatiivsete transpordivahendite kasutamist. Nii, vaatame. Eva Ingrid on siin ka täpsustanud, väga hea. Nõus jah, et muidugi ei tohiks olla seda olukorda, kus siis esimesed saavad toetust ja järgmised ei saa, et see olukord ei ole kuidagi soosiv. Kohalikud omavalitsused, jah, kes on viimane küsimus, mis siin on. Absoluutselt, ma arvan, et riik peab toetama kohalikke omavalitsusi nende eesmärkide saavutamisel. Aga küsimus ongi see, et milline see toetus on ja millist toetust kohalikud omavalitsused vajavad. Siin ma saan aru, on ka, ütleme, et me ühelt poolelt, eks ole, me alati jõuame rahaliste vahenditeni. Et kui palju rahalisi vahendeid näiteks peaks olema kättesaadav millistele omavalitsustele selleks, et neid eesmärke saavutada. Küll aga ütleme, et siin laiemalt ma näiteks viskaksin õhku ka selliseid küsimusi, et ma ei tea, kas me saame kuidagi kohalike omavalitsuste rahastamist ka sellest osaliselt sõltuvaks panna, et kui palju on kohalik omavalitsus keskkonna eesmärke omale eesmärgiks seadnud ja kui efektiivselt ta nende poole liigub, et on näiteks olemas riike, kes on väga selgelt välja töötanud mõõdikute süsteemi, eks ole, et me mõõdame riigi arengut, ütleme, riigi arengu mõõdikutesse siis panustavad ka kohaliku omavalitsuse mõõdikud, et me saame siis aru, kuidas erinevad omavalitsused riigi terviku eesmärkidesse panustavad ja need, kes siis edenevad eriti kiiresti, näiteks nende rahastus mingite rohevaldkonna projektidele on siis selle võrra suurem näiteks või mingisugustel teistel tingimustel, et siin on erinevad riigid kasutanud erinevaid lahendusi. Aga tõepoolest, et mis puudutab maksusüsteemi, siis meil on mitmetest sisenditest tulnud seda, et kui meil on rohemajandus või uus majandusmudel, kuhu poole me peame liikuma, siis seda ei ole võimalik teha sellise maksusüsteemi baasil, mis loodi aastakümneid tagasi või sellise, ütleme, maksusüsteemi põhjal, et siin on vaja ka leida seda lahendusi, kuidas siis maksusüsteem seda saab toetada ja loomulikult ka poliitilist toetust selliste ettepanekute elluviimisest, ega ilma poliitikute otsusteta need asjad ka ei sünni. Aitäh nende